Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Tere, mina olen Veiko Arumäe. Me alustame täna uut saadet, mille pealkirjaks on Uus loodu. See on üks päris huvitav teema tegelikult piiblis ja kui me hakkame seda uurima, siis me käime läbi päris palju mitmeid erinevaid kirjakohti ja kogu selle asja mõte on just see, et igaüks meist võiks kinni haarata nendest tõdedest, mis Jumal meile on andnud ja mis meie elus on toimunud selle läbi, et me oleme uuesti sündinud ja Jumala poolt uuesti loodud. Ja ma loen siia algusesse kohe Johannese evangeeliumi 3. peatükist ja 1. salmist. Oli variseride seas mees Nikodeemus nimi, üks juutide ülem. See tuli Jeesuse juurde öösel ja ütles temale: Rabi, me teame, et sa Jumalalt oled tulnud õpetajaks, sest keegi ei või teha neid imetähti, mida sina teed, kui Jumal ei ole temaga. Jeesus vastas ning ütles talle: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus ütles temale: kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta või teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Jeesus vastas: tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, te peate uuesti sündima. Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on igaüks, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus vastas ning ütles talle: kuidas see võib sündida? Jeesus vastas ning ütles talle: sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, me räägime, mida me teame ja tunnistame, mis me oleme näinud, ja te ei võta meie tunnistust vastu. Kui ma teile räägin maisest asjust ja te ei usu, kuidas te usuksite, kui ma teile räägiksin taevasest asjust? Ja ometi ei ole ükski muu läinud taevasse, kui aga see, kes taevast on maha tulnud, inimese poeg. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendaks inimese poeg, et igaühel, kes temasse usub, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Nüüd suurem osa kristlasi teavad seda viimast salmi peast tavaliselt. Aga huvitav on see tegelikult, et paljud ei ole lugenud kogu selle salmi seda konteksti. Nüüd, kui Nikodeemus tuleb Jeesuse juurde, siis me võime ühte asja aru saada. Ta on näinud midagi tegelikult väga silmatorkavat, ta on näinud imesid, ta on näinud tunnustähti ja see on see, mis räägib tema jaoks, et Jumal on tõesti tõeline ja Jumal on Jeesuse selja taga. Ja nüüd huvitav on see, et ta tuleb temaga vestlema just öisel ajal, sest et me näeme, et ta mingil määral arvatavasti kas häbeneb või kardab seda, mis teised sellest asjast arvavad ja ta nii-öelda küsib tema käest küsimusi, aga huvitav on see, et Jeesus ei vasta täpi pealt selle küsimusele, mis tema küsib. Ja see on tegelikult üks praktika, mida me päris sageli näeme ka Jeesust nii-öelda ka tegemas. Et kui talle küsitakse küsimusi, siis ta alati ei pruugi neile asjadele vastata nii, nagu need inimesed ootavad, vaid just sellisel viisil, nagu neil inimestel on vastuseid vaja. Ja see Nikodeemus, tema tuleb Jeesuse juurde ja tegelikult, mis tal on vaja, tal on arusaamist vaja tegelikult sellest, mis asi on uus sünd. Et tol hetkel praktikas see veel võimalik ei olnud, aga me teame seda, et Jeesus räägib väga paljudest asjadest juba ettevaatavalt. Ta räägib sellest, kuidas nii-öelda asjad hakkavad sündima ka uues lepingus ja see on tänasel päeval see, milles me oleme elamas uues lepingus. Ja nüüd ta kasutab selle sama uus sünni kohta sellised huvitavad väljendeid nagu sünnib ülalt, siis ta nimetab või sünnib veest ja vaimust ja siis ta ütleb, te peate uuesti sündima. Ja tegelikult mõniks küsida, et mis siin siis uuesti peab sündima? Nikodeemusel tekib ka kohe see sama küsimus, et ta ei saa ema ihusse uuesti minna ja siis sündida, aga tegelikult ta räägib inimese vaimu uuesti sündimisest. Ja see on ka, mis piibel paneb paika, et me kristlasena ja tegelikult ka iga inimene on vaim, tal on hing ja ta elab ihus. Nüüd see sama järjekord on tegelikult päris oluline piiblis just seda mõista esiteks, et me oleme vaimne olend. Nüüd see tähenda seda, et me oleme mõndel inimestel seoses vaimuga seostuvad kohe kurjad vaimud ja igasugused muud veidrad asjad. Nüüd Jumal on andnud meile vaimu ehk südame või sisemise inimese, nagu piibel kasutab. Ja nüüd see sama sisemine inimene sünnib ülalt, see sünnib uuesti.
ehk siis ta saab täiesti uuesti loodud ja see on nüüd seesama asi, millega tegelikult siin Jeesus nüüd selles peatükis just tegeleb. Ja ta toob siia ka ühe huvitava nüansi veel juurde. Ta ütleb, et kui inimene ei sünni siis veest ja vaimust või ei sünni uuesti, ta ei saa Jumala riiki pääseda. Me näeme seda, et ka meie uus sünd toob meid ühest nii-öelda maailmast ehk siis ka kuradi meelevallas olevast riigist Jumala riiki ümber. See on nagu üks vaimne riigist riiki minek. Ja see on seesama asi, mis toimub tegelikult iga inimesega, kui ta saab päästetud, kui ta sünnib uuesti, need on erinevad väljendid, mida piibel kasutab, mis on tegelikult ühele samale asjale viitavad, siis ta sünnib uuesti ja ta läheb Jumala riiki, ta saab osaks Jumala riigist. See tähendab seda, et ja ka piibel ütleb, ka Jumal tuleb tema sisse elama. Nüüd sellega on väga palju olulisi asju kaasas ja siis on huvitav see, et ta toob nüüd ka veel kogu selle asjale seose sellega, mis saab toimuma ristil. Ja ta toob ka veel ühe olulise asja ka just siin 15. salmis, et igaühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Tähendab seda, et nüüd sel hetkel, kui inimene sünnib uuesti, ta saab igavese elu. Vahetevahel mõned inimesed mõtlevad, ma lähen taevasse, siis ma saan igavese elu. Ei, see ei toimu siis, kui inimene läheb taevasse. See igavene elu tuleb juba täna iga inimese südamesse, kui ta Jeesuse oma ellu vastu võtab. Ja see on seesama just ka see tuntud kirja koht, et Jumal on maailma armastanud, et ainusündinud poja on andnud ja ükski temasse usub, et ei saaks hukka, vaid temal oleks igavene elu. Mitte, et see kunagi ei saa, vaid see on juba praegu, kui ta usub. Need ongi need väga olulised tõed tegelikult, mis Jumala sõna just räägibki uust sünnist. Ja, Jumal on selle nii lihtsaks meile teinud, et ta on öelnud, et kui sa usud oma südames ja lihtsalt ütled oma suuga selle välja, siis sa saad päästetud ja Rooma 10:9 ütleb nõnda, et sest kui sa oma südames usud, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnuist üles äratanud, siis sa saad õndsaks, sest südamega ustakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks. Me peame tunnistama Jeesuse valitsust enda elu üle ja uskuma sellesse, et ta on surnuist üles tõusnud. Ma mäletan, ma rääkisin ühel korral ühe inimesega, tänava peal juhuslikult hakkasime juttu rääkima ja ta ütles, et ta on kiriku inimene. Ja ta arvas, et sellest on piisav, et ta on leeritatud ja ta on juba aastakümneid käinud kirikus ja siis meil jõudsime oma jutuga sinna, et tead mis, et sul oleks vaja Jumalat oma elus, et kas sa oled teinud selle päästepalve, siis ta jäi mõtlema, tead, mulle isegi ei meenu, et ma oleks kunagi üldsegi päästepalvet teinud. Ja siis ma sain talle rääkida, et sellest ei piisa, et sa käid kirikus, sul on vaja teha isiklikult see palve ja uskuda oma südames, et Jeesus on surnust üles tõusnud ja seal me tänava peal tegime selle inimesel, tuli kohe selline päästerõõm esile tema seest ja see on see, mis toimub meiega, et kui me anname oma elu Jumalale, see tuleb just nimelt see uus looming, mille Jumal teeb. Me ei pea ootama selle jaoks nagu pikka aega, mille see aset leidub koheselt. Jumal annab selle meile. Vahel inimesed mõtlevad sellist asja, et tead, et ma olen kristlikus kodus, võib-olla noored just, et ma olen üles kasvanud ja ema-isa käis kirikus ja seal me oleme kogu aeg seal juba aastaid nagu käinud ja siis tegelikult mingil hetkel see laps saab aru, et võib juba teismelise eas, et midagi siin sees kraabib, et ei ole päris nagu see asi päris õige. Ja siis ta saab aru tegelikult, et kuulates teisi noori, midagi hakkab tema südames kriipima ja see on see, et ta tegelikult ei ole kunagi oma elus teinud seda otsust anda oma elu Jumalale. Võib-olla isegi 15-16 võib vanus olla ja ta mõtleb, et tead, see kuidagi viisi, see, mida räägitakse, on hea jutt, aga see ei resoneeri tema sees või need laulud, mida ta laulub ülistust Jumalale, kuidagi viisi seal ei ole nagu seda ühendust. Ja peale seda, kui ta teeb selle otsuse, et Jeesus, ma usun sind, et sa tõusid surnust üles ja teeb selle palve plaksti, siis ta saab, päriselt tuleb selle sisse, sest ta vajas, et ta isiklikult teeb selle otsuse. Ja seda me oleme näinud noorte keskel, et noored, kes on kristlikes kodudes üles kasvanud, mingil hetkel nad saavad aru, et nad peavad tegema selle otsuse.
mõnikord on selline asi, et inimesed käivad kirikus, nad teevad heategevust. Nad on tõsiselt head ja toredad inimesed ja see on hea, et heategevusega tegeletakse, aga heategevus nii-öelda ei anna meile päästet. Me ei saa teenida Jumalalt päästet. Piibel ütleb, et ükski inimene ei ole õige oma tegudes, et me saaks kiidelda enda tema ees, et kuule, vaat kus ma olin äge või kus ma panin korjanduse kokku või et vaat kus ma andsin suure summa, tead, aga see ei too meid Jumalaga taevasse selles mõttes. Apostel Paulus kirjutas Galaatia kirjas 2. peatükis salm 16, et aga teades, et inimene ei saa õigeks käsutegudest, need on just nimelt see tegevus, vaid üksnes Kristuse Jeesuse usu kaudu, oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et me saaksime õigeks Kristuse usust ja mitte käsutegudest, sest käsutegudest ei saa õigeks ükski liha. 1. Peetruse 1:23 ütleb nõnda. Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Salm 23 ütleb, te olete uuesti loodud, see on ühes teises tõlkes, uuesti sündinud mitte surelikust päritolust, seemnest ehk spermast, vaid surematust Jumala igavasti elava ja kestva sõna kaudu. Piibel ütleb, et me oleme uuesti sündinud. See tähendab, meie sisemine inimene on täiesti uueks saanud. Ma rääkisin kord ühe mehega, kes oli suhteliselt värsket päästetud saanud. 2 nädalat võib-olla oli möödas sellest ja ma rääkisin temaga ja siis ta mainis mulle teada, et täitsa lõpp, et ma ei tunne ise ennast ka ära, et lähen koju, ennem tulin töölt koju, tead, selline närviline tüüp ja rahutu ja tõin need töömured ja asjad kaasa ja nii kui ma tuppa astusin, terve tuba oli närviline, ütles, ta sai aru ja ta ütles, et ma ei osanud nagu sellega midagi peale hakata. Aga ütles, aga sellest hetkest, kui ta oli teinud selle otsuse, võtnud Jeesuse vastu oma ellu ja ütlenud, et Jeesus, ole minu elu issand, ütles selline tohutu rahu täitis tema südant. Ja ta ütles, et peale seda ta hakkas koju tulema ja kuidagi viis ütles, tead, ma nagu vana rahu ise oli kodus, tead, ümises ja laule, mida ta oli kuulnud, ülistuslaule ja naine ühel päeval avastas, et kuule, sa oled muutunud, et sa oled kuidagi teistmoodi ja ta sai aru, et see sisemine inimene, see muutus tema sees oli niivõrd sügav, et see hakkas avaldama mõju tema läbi, tema emotsioonide läbi, kuna ta oli iseenda sees rahusse tulnud Jumalaga, siis hakkas mõjutama, kuidas ta suhtles, kuidas ta rääkis oma naisega, kuidas ta suhtles oma lastega ja see avaldas mõju. Ja sama on see, mis juhtub meiega, kui me anname elu Jumalale, see kõige suurem muutus on meie sees ja Jumala sõna ütleb, et hoia oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub elu ja Jumal tuleb meie vastu sellega, et ta muudab meie elu, nagu sa just ennem ütlesid, et esmalt vaim, hing ja siis ihu. Jumal muudab meie vaimu, et me astuksime selle elu sisse, mis meile kuulub. Ja 1. Johannese 3:14 ütleb, me teame, et me oleme tulnud surmast elusse, sest me armastame vendi, kes venda ei armasta, jääb surmasse. Me ei arva, me ei looda, aga me teame seda, et me oleme tulnud surmast elusse. Nüüd ma loen ühe kirjakoha, mis saab olema üks põhikirjakoht, mille me päris palju uuesti kordame, sest et see on üks nagu aluseline, kui me räägime uuest loodust, siis 2. Korintlastele 5:17 ütleb niimoodi. Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalast, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile andnud lepitusameti. Sest Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ega arvanud neile nende üleastumisi süüks ja on pannud meie sisse lepitussõna. Seepärast me oleme nüüd käskjalad Kristuse asemel otse kui manitseks Jumal meie läbi. Me palume Kristuse asemel, andke endid lepitada Jumalaga. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust, meie eest teinud patuks, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees. Nüüd see kõige esimene fraas on see, millele ma põhiliselt tahaks keskenduda. Ta ütleb, et niisiis, kui keegi on Kristuses. Nüüd see väljend Kristuses. See tähendabki nüüd seesama, kui inimene on sündinud uuesti, meid vaimselt pannakse Kristusesse. Piibel räägib ka, et ka nii-öelda kogudus, kogu maapealne kogudus, ma mõtlen siis üldse laimas mõttes, see on ka Kristuse ihu.
see, et me oleme osa sellest Kristuse ihust, ehk me olemegi ka Kristuses. Näiteks ma olen mitmed tõlkeid välja otsinud veel, mis on tõlkinud selle sama esimese 17. salmi natuke erinevate nüanssidega. Ja see tegelikult toob võib-olla välja just need erinevad küljed, niisugune tõlge nagu laiendatud tõlge, mis toob välja just need mitmekordselt nagu need erinevad sünonüümid. Ja see ütleb näiteks 17. salmis niimoodi: seega, kui keegi on poogitud Kristusesse, Messiasse, siis ta on uus looming, täiesti uus loodu, vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud. Vaata, värske ja uus on tulnud. Ja ta räägib jällegi, et seesama, me oleme nagu poogitud Kristusesse. See on nagu, kui ka üks puuoks võetakse mõne teise puu küljest ja ta poogitakse selle teise külge, siis tema mahlad voolavad sellest samast uuest puust ja ta on ikkagi elab ja toimib. Ja samamoodi meid on ka võetud sellest maailmast ära ja poogitud Kristusesse. Me oleme saanud osaks Jumalast ja nüüd Jumal on teinud midagi väga, väga olulist meie sees. Ja see nüüd seesama, kui ta räägib just sellest samast uuest loodust, see tähendab seda, et see sisemine inimene on saanud muudetud. Sest sel hetkel, kui inimene teeb selle, me nimetame seda siis vahest patusepalveks või selle otsuse Jeesus oma ellu vastu võtta, sel hetkel tema välimus ei pruugi, tegelikult tavaliselt ei muutu, eks ju. Ta nii-öelda, tema juuksed on sama värvine, kui nad olid sel hetkel ja ta on siis pikk peenike, mis ta iganes parasjagu on, või natukene tüsedam, aga sellegi poolest ta on ikkagi samasuguse välimusega. Aga midagi saab tema sees nii kapitaalselt muudetud, mida ka see tõlge just nimetabki, et nagu ta on täiesti uus loodu ja vana eelmine moraalne ja vaimne seisund on kadunud. Ja sama eelmine, seda inimest enam ei eksisteeri. See ongi nüüd seesama asi, mis on vahest võib-olla mõne inimesel valesti isegi arusaamist ei ole sellest nii-öelda kristlasena, on see, et nad vaatavad selle inimese, see on ju seesama inimene. Jah, väliselt küll, aga see sisemine inimene on väga oluline. Sest et kui inimene ühel päeval sureb ja lahkub ja kui ütleme, me oleme kõik võib-olla mingis situatsioonis olnud kellegi inimese matustel, nüüd sageli me küll räägime, et meie lahkunud ja saadame tema viimasele teekonnale ja jäägu nende väljenditega, kuidas on. Aga iva on selles, et tegelikult see inimene on läinud. Sest et seal ei ole seda inimest enam. Seal on tema ihu ainult. Ja see sama sisemine inimene, see ongi üldse kõige olulisem inimene, kes sünnib uuesti. Ja see ongi see, mille kohta ta ütleb, et tema puhul on toimunud see vana eelmine moraalne ja vaimne seisund, see on kadunud. Ja siin ta ütleb siis laiendatud tõlge veel, vaata, värske ja uus on tulnud. Mulle meeldib sellest samast 17. salmist veel üks tõlge ja see on Living Bible. Need on enamus otse tõlgitud mul inglise keele kaudu siis, kuna eesti keeles meil ei ole nii palju erinevaid tõlked. Aga see ütleb niimoodi, kui keegi saab kristlaseks, saab temast seesmiselt täiesti uus inimene. Ta pole enam endine, uus elu on alanud. See on üks väga oluline ilmutus, mis peab ka meile igale kristlasele südamesse jõudma, on see, et meil on uus elu alanud. Me ei ela ühte vana elu, me elame uut elu, mille pärast, sest et meie sisemine inimene on uueks saanud. Ja üks huvitav tõlge, mis on veel inglise keeles, selle tõlke nimi on passion. Ja see tõlgib selle salmi sellisel viisil. Nüüd, kui keegi on Kristusesse mähitud, on temast saanud täiesti uus inimene. Kõik, mis on seotud vana korraga, on haihtunud. Nüüd ta nimetab seda vanaks korraks, seda sama vana inimest, mis oli toimumas. Asjad oli vana süsteemi järgi, vana arusaamade järgi. Nüüd see on äkki saanud muudetud. Meie süda on saanud täiesti uueks. Me oleme uus loodu Kristuses Jeesuses. Tänu Jumalana. Jumala sõna ütleb, et me oleme loodud Jumala näo järgi, nagu siis kuulsime ennem, et loodud vaimuks. Juba Piibli alguses esimese Moosese raamatus esimeses peatükis salm 26 Jumal ütleb nõnda. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Et mille poolest me oleme siis Jumalaga sarnased? Me oleme just nimelt selle poolest sarnased, et me oleme loodud vaimuks. Ja Jumala sõna ütleb tegelikult väga selgelt Johannese
Johannese 4. peatükk, salm 24, Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, need peavad teda vaimus ja tões kummardama. Amen. Ja apostel Paulus juhib täpselt sellele teemale tähelepanu, kirjutades 1. Thessalonika kirjas 5. peatükis salm 23. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult, vaata, kuidas ta alustab jälle täpselt nii, kogu teie vaim, hing ja ihu säiligu laitmatuna me issanda Jeesuse Kristuse tulekuks. Apostel Paulus sai aru, et see muutus peab olema kristlaste sees radikaalne ja ta kirjutas efeslaste kogudusele ühes kirjas, et 3. peatükis, et ta oli põlvede peal palvetades nende eest kogu südamest ja mida ta nimelt palvetab, ütleb, et sellepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aurikkust mööda tugevaks saada tema vaimu läbi seespidise inimese poolest. Apostel Paulus sai aru, et see sisemine inimene, et kristlased elaksid välja Kristust, see peab olema tugev ja Jumala vaim tahab seda teha igaühe meie elus. Nõnda on ka kirjas õpetussõnad 4.23. Hoia oma südant ehk siis sisemist inimest enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Et nõnda nagu meie väline inimene vajab toitu, meie vaimne inimene vajab samamoodi toitu, et saada tugevaks. Ja apostel Paulus kirjutas 1. Timotese 4. peatükis salm 6 ja 7. Kui sa seda vendadele ette paned, oled sa Kristuse ja Jeesuse hea abiline ja toidad ennast usu ja hea õpetuse sõnadega, mida sa oled järginud. Ja kohe ta ütleb, räägib teisest toidust seal, ent kõlvatut ja vananaiste vada väldi, aga harjuta ennast Jumala kartuses. Laiendatud tõlge ütleb, et hoia ennast vaimulikult vormis. Kiitus Jumalale. Nüüd see on üks väga oluline asi, et me saaksime just selle samale pihta, et me nagu öeldakse, me sisemine inimene on see, mis saab või kes saab muudetud, mis isegi öelda, sest nagu sa tõid just seesama välja selle kirjakoha, et vaim, hing ja ihu. Ja inimesed sageli ei mõista nende kahe asja vahet, just see, mis asi on siis see vaim ja mis asi on see hing. Vahest isegi kasutatakse seda, et meil on inimeste hinged väga südames ja hinged väga olulised ja olgu nende terminitega vahest inimesed kasutavad, aga me peame aru saama sellest, et inimese vaim on siis kõigepealt siis tema sisemine inimene, seesama vaimne inimene, aga inimese hing on siis tema mõtted, tema emotsioonid, ka tema tunded ja ka tema mälestused, ütleme asjad, mis siis on kõik seotud tema hingealaga. Ja Piibel räägib just sellest ka, et Jumala sõna eristab vaimu ja hinge. Et see inimese hing ei ole see, mis sel hetkel, kui ta saab päästetud, sünnib uuesti või luuakse uuesti. Sellest räägib Piibel hiljem veel, võib-olla vaatame seda rohkem veel, aga räägib just sellest, kuidas inimese hing peab saama uuendatud. Ehk siis ta nimetab seda siis Piiblis selliseks nagu meele uuendamiseks. Ja ütleme, kui me oleme erinevate arvutitega vahest kokku puutunud, siis aeg-ajalt nendele tulevad jälle mingisugused uuendused. Või ütleme, tuleb lausa mingisugune uus operatsioonisüsteem täiesti. Tähendab seda, et laetakse kuskilt sealt internetist alla ja siis seal toimuvad mingisugused asjandused, ma ei ole isegi nendega kursis täpselt, võtab see protsess aega ja nüüd see arvuti tegelikult kirjutab kogu uue operatsioonisüsteemi sinna sellele arvutile. Ja see eelmine nii-öelda tõstetakse tegelikult välja ja pannakse uus süsteem püsti ja kogu see asi võib-olla võib isegi väliselt ja praktilises mõttes natuke teistmoodi funktsioneerida ja teistsugune välja näha. Nüüd see ongi tegelikult see, mis on ka asi, mis peab toimuma ühe kristlase elus, kui ta on saanud päästetud, kui ta on uuesti sündinud, siis järgmine samm on tegelikult väga oluline, on hakata nüüd tegelema sellega, et tema meeled saaksid uuendatud. Et just ka Rooma kirja räägitakse sellest, et me muutuksime teiseks või muutuksime teistsuguseks inimeseks selle läbi, et me uuendame oma meeled. Mismoodi me seda teeme? Võtame Jumala sõna, me mõtiskleme selle üle, me räägime seda, me uurime seda ja siis me muutume teistsuguseks inimeseks selle läbi. Aga nüüd me peame aru saama, et see sisemine inimene on muutunud, aga nüüd see on seesama väline, mis hakkab muutuma. Ja sa ennem tõid just ühe näite ka inimesest, kes oli saanud ka päästetud ja tema lähedased hakkasid seda ka äkitselt väljapoole ka nägema. Nüüd see ongi nüüd seesama protsess on hakanud tööle. Et see inimene, kes on sündinud uuesti,
tema elus on hakanud toimuma muutused. Tema on saanud uueks, ta on saanud uueks looduks ja nüüd need on ka nähtavalt tema tegevusest, tema käitumisest, ka tema mõtetes. Aga nüüd just lähen tagasi selle juurde just, et uus sünd oma olemuselt ei ole see kohe, et kõik nii-öelda ka tema mõtlemine kohe sai päeva pealt uueks ja tema ihu sai uueks, vaid nüüd hakkab toimuma üks protsess, kui me räägime siis just inimese mõtlemisest, see, et ta võtab Jumala sõna ja see on tegelikult asi, millega iga kristlane peab tegelikult järjepidevalt kokku puutuma. Ja miks ta ütleb ka just, et me peaksime hoidma oma südant? Sellepärast, et see on see, sellest lähtub elu. Just õpetussõna viitab ka sellele väga otseselt, et sellest lähtub elu. Ja ma loen uuesti veel selle sama kirjakoha, mille ma ennem korra tsiteerisin. Ta ütleb, nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Nüüd see reaalsus, et me saame aru, et me oleme uueks inimeseks laanud, see lõikab meid lahti kõigest sellest vanast. Ja inimestel võib olla erinevaid negatiivseid asju nende elus toimunud ennem, võib-olla sündinud, nende elustiilid on olnud võib-olla väga nii-öelda vastuolus Jumala sõnaga, inimene võib-olla on alkoholismis kinni olnud, võib-olla mõni inimene on nii-öelda nende suhted on väljaspool igasugust Jumala sõna printsiipe nii-öelda olnud ja ta nendes asjades elanud. Aga nüüd, kui ta sünnib uuesti, ta parandab meelt ja ta ei ole nüüd enam ei endine alkohoolik, ta ei ole enam ei endine nii-öelda abielurikkuja või midagi taolist, vaid ta on uus loodu Kristuses Jeesuses. Ja nüüd tema käitumine ja tema mõtlemine hakkab sellele vastavalt muutuma, kui ta võtab Jumala sõna omaks ja hakkab selle järgi elama. Ja see on see, miks ma tahan ka igale vaatele meile tuletada, on see, et meie vastutus on võtta Jumala sõna. Ja see uus loodu, kes me oleme, et selle reaalsus saaks ka avalikuks iga ühe meie puhul. See, et me mõistaksime seda, mis Jumal on meie elus teinud, et see vana on möödunud ja see uus on tekkinud ja me oleme uuesti sündinud. Seda vana inimest ei ole, seda vana moraalset ja seda vaimset seisundit, seda enam ei ole. Ja me oleme täiesti uueks inimeseks saanud ja see on väga oluline printsiip, et me igaüks peame seda rohkem ja rohkem mõistma hakkama.